Selge. Lugupeetavad eelarve kontrolli komisjoni liikmed, mul on hea meel avada selle töönädala istung. Mul on ettepanek arutada täna niisugust teema nagu hinnatõusu mõju majandusele ja riigieelarvele ja arutada kolmapäevasel istungil siis niisugust teemat nagu õiglase ülemineku fondi vahendite kasutamine. Kui see on vastuvõetav, siis ma loeksin päevakorra kinnitatuks. Ja meil on siis tänase päevakorrapunkti puhul rida eksperte ja ka erinevate huviorganisatsioonide esindajad kohale palutud. Need on siis, me palusime ka Rahandusministeeriumi esindajad kohale. Rahandusministeeriumi esindajad vabandasid, et seoses eelarve või tähendab siis majandusprognoosi avalikustamisega Rahandusministeeriumi esindajatel ei ole võimalik osaleda tänasel istungil. Võtame selle teadmiseks. Aga kohal on siis, meil on Eesti Panga majanduspoliitika prognoosi allosakonna juhataja Rasmus Kattai, Eesti Konjunktuuriinstituudi direktor härra Peeter Raudsepp, Swedbanki peaökonomist härra Tõnu Ertsina saab osaleda osaliselt, LHV makroanalüütik proua Triinu Tapfer, Coop Eesti juhatuse esimees härra Rainer Rohtla, Kaupmeeste Liidu juhatuse esimees Raul Puusepp, Toiduainetööstuse Liidu juht proua Siire Potissepp, Pensionäride Ühenduste Liidu juhatuse esimees härra Andres Ergma. Ja ma arvan, et see fookus, et hinnatõusude mõju majandusele, toimetulekule, sisetarbimisele, aga ka siis riigi rahandusväljavaadetele, et kõigil asjaosalistel on siis enda aspekt, mida välja tuua, aga ma annaksin sõna kõigepealt siis Eesti Panga majanduspoliitika prognoosi allosakonna juhatajale Rasmus Kattaile seoses sellega, et Eesti Pank on loetud nädalad tagasi teinud oma uue kevadise prognoosi, mille kohaselt on ka korrigeerinud ülespoole siis inflatsiooni 2025. aastal, mis siis keskmise inflatsioonina sellel aastal, nagu avalikkusele on informatsioon tulnud, peaks olema 6%. Et ma annaksin kõigepealt sõna siis härra Kattaile, et kirjeldada Eesti Panga vaadet inflatsiooni väljavaadetele ja selle võimalike mõjudele siis meie majanduskeskkonnale. Härra Kattai, olge hea. Suur tänu ja tere päevast. Mul on ka mõned pildid ette valmistatud, ma üritan need teile välja jagada. Ja me näeme neid. Nõnda. Hakates kohe sellest peaküsimusest kinni, et kuidas hinnatõus või elukalliduse muutus mõjutab majandust või siis ka riigieelarve vaatenurgast nähtuna. Tuleb kõigepealt tõdeda seda, et me ei saa rääkida hinnatõusust kui sellisest absoluutselt universaalsest fenomenist, mis sõltumata oma tekkepõhjustest omab ühesugust mõju erinevatele majanduse valdkondadele. Kui võtta väga suured kategooriad, siis on see mõju sõltuv sellest, millest hinnatõus oma alguse on saanud või mis põhjustab suuremat osa hinnatõusust ja seal domineerib. Võime eristada valdavalt 3 sellist peamist algallikat. Üks on pakkumispoolne kulusurve, see tähendab siis tootmise kallinemist, olgu see siis näiteks energiahinna tõus meie kogu hinnapiirkonnas või nafta hinna tõus maailmaturgudel ja nii edasi, mille üle meil endal nagu väga kontrolli ei ole, aga muudab ta tootmise kulukamaks. See kahjustab majandust kõige rohkem ja kuivõrd ta kahjustab majandust, siis ka maksutuludele on pigem selline negatiivne mõju. Teine võimalik dominant hinnatõusu algpõhjustes on nõudlusest veetud hinnakasv. See tähendab siis ennekõike seda, et kodumajapidamistel on julgust ja võimalusi tarbida, ostetakse rohkem kui selline pikaajaline vaade võib-olla ette ennustaks ja see siis lisaks kaupmeeste poolt nähtavale elavnenud nõudlusele ja võimalusele hindu tõsta üldiselt mõjub ka majanduskasvule hästi ja ka maksulaekumistele. Ning kolmas põhjus võib olla siis maksude tõus või kaudsete maksude tõus, nii nagu me ka näinud oleme seda nüüd viimastel aastatel ja ka edaspidi.
siis läbi hinnataseme kergitamise kaudsete maksude tõstmise näol see elukallidust inimestele tõstab, vähendab ostuvõimet, ja seetõttu siis majandusele negatiivne mõju, aga vähemalt lühiajaliselt eelarve tuludele positiivne mõju. Ja viimastel aastatel meil on olnud tegelikult kombinatsioon nendest erinevatest algallikatest. Ja kui me mõtleme kas või aastat 2021 ja 2022 peale, kui majandusel juba ei läinud väga hästi, sest just nimelt meil tuli ettevõtetel rinda pista tõusnud kulusurvetega, lisaks tarneprobleemidele ka energiahinna tõus ja tootmissisendite hinna tõus, siis seal oli üsna suur roll ka inimeste kasvanud ostusoovil või sellisest elavnenud nõudlusest, realiseeriti pandeemiasäästusid, realiseeriti teisest pensionisambast välja võetud vahendeid ja seetõttu nägime ka maksu laekumisele üsna positiivset mõju. Aga nagu nimetatud, tõesti, Eesti Pank tuli loetud nädalad tagasi välja oma värske majandusprognoosiga. Selleks aastaks on tarbijahindade kasvu protsendiks 6 ja see koosneb umbes 2/3 ulatuses nii-öelda turujõudude kujundatud hinnatõusust, aga umbes 1/3 osas erinevatest maksupanustest. Ja ka lähiaastatel on maksude panus nähtav, tuleval aastal siis umbes 1/4 ja inflatsioon jääb küllaltki kõrgeks. Eesti puhul me loeme selliseks normaaloludele vastavaks, kui ei sekkuta ei maksudega ega ole ka täiendavaid kulusurveid maailmamajandusest, selliseks sobivaks või tavapärastesse oludesse passivaks inflatsiooninumbriks pisut üle 2%. Nii et nii tänavu ilmselgelt kui ka 2 järgmisel aastal tuleb elada keskkonnas, kus meie hinnatõus ületab sellist keskpika perspektiivi oodatavat inflatsiooninumbrit. Ja hinnatõus, elukalliduse tõus loomulikult tähendab seda, et inimeste teenistuse ostujõud kahaneb ja seeläbi siis, kuivõrd osta on võimalik kogu selliselt vähem, majanduskasvu pärsib. Ja seal on üsna nähtav mõju majandusaktiivsusele, sest et selline rusikareegel on, et eratarbimine annab meil umbes poole kogu majanduskasvust või majanduse tulemist. Nii et see, kuidas majapidamised ennast tunnevad, kui palju neil on võimalik kulutada, kui palju nad julgevad kulutada, annab üsna suure osa majanduskasvust. Sel aastal käis veel paari punktiga läbi ootuse meie prognoosist tulenevalt, et kuidas palgateenija poolt väljavaade paistab, siis sel aastal, võttes arvesse nii üsnagi hoogsa hinnatõusu, aga ka selle, et tõusis aasta algusest tulumaks, siis netopalk või see kätte jääv palk, mida on ka siis hinnataseme muutusega kohandatud, sel aastal kahaneb umbes 2% jagu. Et brutopalga number küll jääb õrnalt tõenäoliselt plusspoolele, aga kui me maksuefekti maha arvestame, siis on kahanemine tänavu ja see siis majanduskasvus jätab ka oma jälje ilmselgelt. Ja tuleval aastal seesama netokontseptsioon või maksud maha ja hinnakasvu muutusega kohandatult inimeste ostujõud paraneb ligi 5% võrra ja seal tuleb mängu siis maksuküüru kaotamine. Ja lõpetuseks, kuivõrd makromajanduse pilt ei sõltu ainult palgatulust, vaid kasutatav tulu, mis kodumajapidamistel kätte jääb, koosneb ka ettevõtlustulust, sotsiaaltoetustest, kõige suurem osa siis nendest vanaduspensionid ja ka intressimäärad, mis on vähenenud oma languse tõttu, intressikulu vähenemise tõttu majapidamistel jätavad rohkem raha kätte, mis siis selleks aastaks, kui kõiki tuluallikaid kokku vaadata ja võtta siit hinnakasvu osa maha, siis me langust ei näe. Palgateenistuse hinnataseme muutusega korrigeeritud langust kompenseerib siis jõulisem pensionide tõus ja ka intressikulu vähenemine. Nii et siit väike toetus majanduskasvule sel aastal,
läbi kodumajapidamiste ja tarbijate ja suurem nähtavam tõus majandusele läbi eratarbimise siis tuleval aastal. Ja rohkem ma enda jutuga hetkel aega ei rööviks. Aitäh teile! Aitäh teile ja ma annaksin sõna nüüd Konjunktuuriinstituudi direktorile härra Peeter Raudsepale, et anda oma vaade sellest hinnatõusust, nende põhjustest ja mõjust ühiskonnale tarbimisele. Aitäh! Saatsin slaidid ette, kas need on võimalik siit koha pealt jagada? Ja, komisjon sai need slaidid kätte. Me oleme meiliga saanud. Aga siis hästi kiiresti nendest ülevaade, et kõigepealt jah, toon mõned asjakohased näitajad välja konjunktuuriuuringust esimesest kvartalist ja esimene kokkuvõte on loomulikult see, et ekspertid antud hinnangul meil majanduskliima paraneb, et majanduskliima on nüüd üle 3 aasta jõudnud rahuldavale tasemele, et enam ei ütleme selle kohta, et on halb, kuigi majandusolukord ise jooksva hetke oma on jätkuvalt sügaval alla nulli ehk siis halvas tsoonis. Võtame järgmise pildi, mis selgitab meile seda, et konjunktuuri kellal see majandusolukorra taastumine kestab meil juba 9. kvartalit selliselt, et me ütleme, et majandusolukord on halb, aga ta on taastuv. Et ta on taastunud väga pikka aega, aga ei ole heaks saanud. Võtame järgmise pildi ja näeme seda, et majandususaldus ja kindlustunde indikaatorid on kõik jätkuvalt punases. Seekord on liikumised õnneks erisuunalised, ehk majandususaldus on natukene tõusnud. Me olime mäletatavasti novembris Euroopa Liidu kõige madalama majandususaldusega riik, enam ei ole. Tööstuse kindlustunne, ehituse kindlustunne ja teeninduse kindlustunne on paranenud. Teeninduse kindlustunde paranemisel kindlasti, mis on jõudnud oma keskmisele päris lähedal juba erinevalt kõikidest teistest, on põhjus ka selles, et teenindussektor on saanud päris korralikult hindasid tõsta. Ehk kui vaadata seda tarbijahinnaindeksit viimast, siis teenused on seal kallinenud kõige enam ehk enam kui 8% võrra. Tarbijausaldus on jäänud umbes samale tasemele, kus ta oli siis eelmise kvartali lõpus. Ja me võime sellest ütelda, et meil on päris suur probleem tegelikult täna eratarbimisega. Võtame järgmise pildi. Mis me saame ütelda, on see, et kõik ettevõtjad kõikides ärivaldkondades näevad ette hinnatõusu eelolevaks 12 kuuks ja kõige kõrgem on selle hinnatõusu prognoos siis just kaubandusel ja tarbijatel. See kirjeldab ilmselt ka olukorda nüüd jaeturul ehk üle pika aja, üle paari aasta on jaemüügimaht veebruaris kasvanud võrreldes möödunud aasta veebruariga umbes 4% võrra, aga seal on need päris huvitavad nüansid sees. Nüansid niisugused, et Statistikaameti andmetel toidupoodide käive on vähenenud või müügimaht on vähenenud 5% võrra, kaubamajadel 10% võrra, rõivaste jalatsite kauplustel 8% võrra. Ja lisaks nendele, kes veel kasvanud on, nagu näiteks mootorikütust jaemüüjatel, on kasvanud ka kasutatud asjade kaupluste, kioskite ja turgude jaemüügimaht ehk ilmselgemat nagu sellist kirjeldust jaekliendi või tarbija olukorra kohta ongi võib-olla keeruline mõnede andmetega siin, teiste andmetega iseloomustada. Aga lähme edasi, tarbijate kindlustunde indikaator, me näeme, et mõnevõrra on paranenud viimases kvartalis, aga siin on aastate lõikes selline sesoonne dünaamika sees. Täna siiski ei saa selle pealt nimetada tõusu, vaid tuleb ütelda,
see selgub paari lähima kvartali jooksul, kas on tõus, pigem täna paistab siit välja selline sesoonne dünaamika. Nüüd järgmisel slaidil, erinevate sissetulekute gruppe, kui vaadata tarbijatel, siis vahed on siin suurenenud ehk madalama sissetulekuga gruppidel ehk kvadriilidel on see kindlustunne siis palju allapoole vajunud kui kõrgema sissetulekuga kvadriilil, tarbijate kvadriilil. Lähme edasi, näeme seda, et tarbijate kindlustunde indikaator on Eestis ja lähiriikides väga erinev. Põhjuste üle saame arutada, aga põhimõtteliselt see enam kui 2 aasta jooksul on see suundunud täiesti erinevat teed. Ja viimaks üks selline tarbijabaromeetri tabel, kust on siis võimalik heita pilk meie umbes 1000 vastanuga paneelile või valimile, et kuidas nad on hinnanud siis perekonna majanduslikku olukorda, mis oli 18 kuud tagasi, kuidas nad hindavad seda 12 kuu pärast, kuidas hinnatakse siis hindade muutust edaspidiseks, kuivõrd on praegune olukord ja siis 12 kuu jooksul olukord sobilik ja tõenäoline raha säästmiseks ja hinnatakse siis ka pere praegust rahanduslikku olukorda, siis kõik need näitajad on halvenenud. Ehk viimane rida pere praegune rahanduslik olukord tähendab seda, või see sisaldab sellist tõde, et kui möödunud aastal sai aasta keskpaigas teha niisuguse kokkuvõtte, et umbes 15% perekondadest jooksvate tuludega ei tule toime oma kulude katmisel, siis nüüd on see lähenenud juba 20-le ja arvestades selle kasvutempot me võime leida ennast olukorrast, kus järgmisel aastal on see 25. Edasi, toidukorvi maksumus saate visuaalselt võrrelda. Aasta tagusega on siis Konjunktuuriinstituudi toidukorv, mida üle 30 aasta oleme jälginud, kasvanud 6,5% võrra ja päris viimasel slaidil siis kokkuvõtted, mis ma tegin esimese kvartali konjunktuuriuuringu kohta. Siin on päris selgel kohal see, et tarbijate kindlustunne on madal, hindade tõusu nähakse ette kõikides ärivaldkondades ja perekondade majanduslik olukord ka halveneb. No lisaks sellele, et kõik indikaatorid on jätkuvalt punases. Aitäh! Aitäh selle ülevaate eest. Ja ma annaksin nüüd sõna, et oma hinnatõusu prognoosi kohta on siis Swedbanki vaatest ja kuidas see mõjutab majanduskonjunktuuri, on siis peaökonomist härra Tõnu Mertsina. Eks härra Mertsina on kuulda. Ei ole veel, arusaadav. Siis, kui ta ühineb meiega, siis saab osaleda. Aga ma annaksin nüüd sõna LHV makroanalüütikule proua Triinu Tapferile. Olge hea, proua Tapfer. Jah, aitäh. Triinu Tapfer siinpool LHV makroanalüütik, samas ka Tallinna Tehnikaülikoolis majandusteadlane. Kui rääkida hinnatõusu mõjust ja näiteks sinna võtta tõesti kõrvale need palgatasemed ja palgataseme muutused ja mis need maksutõusu muutuste mõju siis on, siis näiteks keskmine palk üleüldiselt ei ole hea indikaator seal üldse võrdlemaks inimeste sellist hakkamasaamist, et pigem tuleks vaadata mediaanpalka ja kui me vaatame näiteks järgmist aastat, et kui isegi maksuküür ära kaob, siis mediaanpalga mõttes tuleb inimesele juurde nüüd arvestades seda palgakasvu, mida on prognoositud umbes 40 eurot kuupalgale, netopalgale. Kui aga võtta kõrvale selline hinnatõusu efekt seal, siis tõesti reaalpalk järgmisel aastal kahaneb. See tähendab seda, et inimeste ostujõud väheneb ja järelikult majanduse mõttes tervikuna see tähendab seda, et kui umbes selline 60% majanduse mahust tuleb meil tarbimisest ja selles osas inimeste ostujõud väheneb, see tähendab, et nad tarbivad vähem ja majanduse
lootus siis kasvule sellel aastal ja ka edaspidi saab olema ilmselt ainult ekspordi peal. Ja kui ekspordil me näeme sellist väliskaubanduse mõttes ja ka geopoliitilises väga keerukat olukorda, kus USA-s võidakse ikkagi kehtestada need tollimaksud, praegu on seal küll selline suur ebakindlus, aga läbi siis nende Skandinaavia turgude võib tekkida tõesti olukord, kus sellel aastal endiselt veel Eesti majandus ei suuda siis nii palju kasvada, kui on näiteks Eesti Panga prognoosis kirjas, selles mõttes, et see prognoos ei võta ju arvesse tollimaksude efekti. Aga samas me näeme, et eratarbimine alaneb, investeeringute mõttes võib olla selline see on nagu niivõrd kuivõrd, et kui ettevõtjad võib-olla siin kohal on nagu ikka paremad rääkima, aga kui me näeme endiselt, et tegelikult ju sisendhinnad kasvavad, energiahindadele prognoosib ka Euroopa Keskpank ise kasvamist, nii siis maagaasi kui ka siis naftahindadele, ja see omakorda ju muudab kallimaks ka tootmissisendid, ehk siis me näeme sealt nii siseriikliku hinnasurvet kui ka siis väliskeskkonnast tulenevat hinnasurvet, ja kui me paneme need kaks efekti kokku, siis see nii-öelda hinnasurve efekt Eesti majanduse mõttes võimendub omakorda. Ja tänu sellele muutubki tarbija aina rahutumaks, et see on väga loogiline seletus sellele Konjunktuuriinstituudi pildile, et miks me näeme, et tarbijakindlus on aina kahanenud. Ja rääkides nendest keskmistest palkadest, et niivõrd kuivõrd nüüd on öeldud, et see 2% tulumaksustamist alates 1. eurost küll ei tule, aga tuleb see 24% tulumaksu järgmisest aastast, siis endiselt see tähendab seda, et ikkagi ostujõud kahaneb, et see vahe seal, kui need kahte asja võrrelda omavahel, nii-öelda mediaanpalga mõttes on kuskil 10 eurot, et see väga suur efekt nüüd nagu inimese tunnetuse mõttes ei ole. Et pigem see tunnetus tuleb läbi ettevõtlussektori, kus nüüd see tulumaks jääb ära, aga samas tekib küsimus, et miks siis see ettevõtlussektori tulumaks ära jääb ja inimestele nagu kasvab endiselt, kui julgeolekumaks pidavalt alguses olema nagu kõikidest kolmest sektorist tulema nii kodumajapidamised kui ettevõtlussektor, et siis praegu nagu see ettevõtlussektor siis jääb sealt julgeolekumaksust välja. Et see on nagu selline väga lühikene LHV vaade või siis pigem ka minu vaade sellisele hinnakasvu ja palga väljavaadetele Eestis. Ja majanduskasvu lootustele ka, et see lootus on ikkagi ekspordi peal meil praegu. Aitäh teile selle analüütilise vaate eest. Ja ma annaksin sõna Coop Eesti siis juhatuse esimehele Rainer Rohtlale. Kuidas teie vaates näete hinnatõusu ja selle mõjusid sisetarbimisele, teie majandussektorile, majanduse vaadetel laiemalt? Olge hea. Ja, aitäh. Tere ka minu poolt ja suured tänud kutsumast. Et mina tänases positsioonis olen siis selle õnnetu sektori esindaja, kus siis ei ole kuidagi, vaatamata sellele, et esimene kvartal teatav tõus tarbimises oli, siis toidukauplustesse see ei jõudnud. Ja mida meie näeme on see, et me teame, et iga kord, kui käibemaks tõuseb, siis see paneb tarbija korraks lukku. Ja seda me nägime eelmine kord, kui tõusis, ja seda me nüüd kardame, et näeme võib-olla isegi tugevamalt käesoleva aasta juulis, sellepärast, et see kindlustunne on aina madalamal tasemel. Mis puudutab hinnatõusude vaadet, siis siinkohal tulenevalt tihedast konkurentsist, siis kaupmeeste kasumimarginaalid on kindlasti langenud. Tuletan meelde, et vaatamata sellele, et meid süüdistatakse röövellikus käitumises, siis jaekaubanduse keskmine kasumimarginaal neto on 2%, eks ole, mis jääb siis kasumiks, millest teha investeeringuid ja nii edasi. Et eeldatavalt 2024 aasta tulemusi veel ei ole, aga 2024 ma usun, et see jääb isegi alla selle. Siis jaekaupmehed siin kuidagi hindu ei tõsta rohkem, kui on see sama mure, mis meil on, mis tuleb sisendhindadest. Me teame, mis siin kakao ja šokolaadi hinnad tegid eelmise aasta lõpus ja ega tänaseks need hinnad alla ei ole tulnud. Me nägime ette ja teadsime ja näeme, mis kohvipakk maksab, eks ole, et kilo ubasid, mida sai kätte pool aastat tagasi 10 euroga kampaaniast hea hinnaga, siis täna on see 15-16 eurot. Me näeme, mis teevad piimatoodete hinnad, piimahinnad üle maailma või siis Euroopas
mida vaatavad meie põllumehed ja piima kokkuostjad, on suhteliselt kõigi aegade kõrgemal tasemel, samamoodi rasva hind. Et see kõik toob selle hinna kaupluses kõrgemaks ja tarbijale samamoodi kõrgemaks. Et me prognoosisime siia aastasse sellist väga väikse optimismiga teatavat paranemist, aga kahjuks aasta algus seda küll ei näita, et need kõik muude maksude mõjud, mis tarbijale on tulnud ja samamoodi ka elektri hind tulenevad sellest, et meil üks kaabel on katki, oli ikkagi siin veebruarikuus oli väga kõrge, et kõik oma elektriarvet nägid, et see jõuab kõik ka tegelikult tarbimisse ja siis sellele, mis inimesed toidulauale panevad. Et ma ei oska midagi rohkem suurt lisada, kui teil on küsimusi, siis vastan meeleldi. Aitäh, me võtaksime küsimused siis pärast kõigile osalejatele ja tähelepanekud komisjoni liikmete poolt. Ja ma annaksin nüüd sõna Eesti Kaupmeeste Liidu juhatuse esimehele härra Raul Puusepale. Teie vaates hinnatõusu mõju kohta, sealhulgas ka teie sektorile ja sisetarbimisele ja selle perspektiivi kohta. Tervist, on mind kosta? Ja. Et eks on kaupmeestel tervikuna enam-vähem nii, nagu Rainer tegelikult eelnevalt rääkis. Aga ma tahaksin laua peale siis korrates juba 10 kordi kõlanud ettepanekuna tuua toidu käibemaksu langetamise teema. Ja rääkida seal paarist asjast, et kõigepealt see müüt, et käibemaksu langetamine tegelikult hindu ei langeta, et see jääb kaupmeeste kasumisse, et see on müüt. Et nii teravaga konkurentsiga jaekaubandusturgu nagu Eestis annab otsida. Et vaatame kas või neid meedias avaldatud hinnakorvi võrdlusi, mis langevad tegelikult suhteliselt ühte auku. Et võitlus käib toodete tasemel nagu iga sendi ümber. Et Rainer võib seda kinnitada. Ja toiduainete hinnad on tõesti pidevas muutuses. Tulenevad siis sisenditest on see energia või tooraine kasv, et seda on nagu võib-olla raske hinnata ja hoomata ja seda on väga nagu moodne ja populistlik rääkida, et kaupmehed on ahned ja see tegelikult hindu ei langetab küll. Teine müüt, mis on, et käibemaksu langetamiseks osadele toiduainetele, mis on siis eelkõige nagu eestimaisete tootjate, alates piimatootjatest näiteks, et selleks ei ole riigieelarves raha. Mina ei ole ühtegi arvutust selle kohta tegelikult näinud, et riigieelarves on suurusjärk 500 miljardit on indekseeritud kulusid, mis lähtuvad just nimelt sellest inflatsiooni numbrist. Et kui nüüd toiduainetele osaliselt käibemaksu langetada, et kuidas siis teistpidi mõjub see riigieelarve nende indekseeritavatele kuludele. Et ilmselt see mõnevõrra vähendab. Ja lisaks see raha, mis siis nagu järgi jääb tarbijate rahakotti, et ega see ei jää ju ka siis hoiustele. See läheb samamoodi tarbimisse toob kaasa käibemaksu ja kõikide teiste maksude laekumise. See aspekt veel ka, et see on kuidagi väga tendentslik, et siin on kaupmeeste selline omad huvid mängus, ega kaupmeestel ei ole ju aastas vahet, et me võtame selle juurdehindlusega oma kuludele katte nagunii ja kui need käibemaksu langetatakse, need mahud kasvavad, siis vaata, et see on meile isegi kahjumlik, me peame laskma suuremaid mahtusid läbi ja saame ikkagi nagu sama raha kätte. Ja veel üks aspekt, et see on hästi laiapõhjaline mõju tegelikult inimeste ja leibkondade hakkama saamisele. See ei ole nii, et see on mõeldud rikastele, et tegelikult mõjub see pigem vastupidi, see mõjub nagu rohkem nendele, kes oma siis igakuises sissetulekust suurema osa kulutavad toidule. Et väga tõsiselt paluks küll kaaluda seda toiduainete käibemaksu langetamist vähemalt siis nendele toiduainetele, milles on siis põhiosa on Eesti tootjatelt. Ja teha need arvutused ära, et kuidas see siis tegelikult ikkagi riigieelarvele mõjub ja et see müüt maha võtta, et meil ei ole selleks raha. Aitäh! Aitäh. Eesti Toiduainete Tööstuse Liidu juhataja proua Sirje Potissepp, et kuidas on teie sektori vaates siis hinnatõusu mõju, kuidas te näete tulevikuks ette hinnatõusu mõju ja nii tarbimisele kui sektori väljavaadetele. Olge hea. Ja aitäh kutsumast, et ma eraldi mingit esitlust ei ole küll tänaseks ette valmistanud ja kuna ma olen 2 koosolekul praegu korraga, siis ma teen hästi lühidalt. Et ma olen rõhutanud ja toonitanud seda kogu aeg, et ebaproportsionaalselt suures mahus jõuavad kogu tarbimise vähenemised just nimelt toidusektorisse.
seda siis kas läbi tootjate tootmissisendite kallinemise või siis läbi tarbijate ostu. Et loomulikult on see meie jaoks suur murekoht olnud, et Eestis on toiduainete hinnad tõusnud väga kiires tempos ja väga suures mahus. Ja kõige rohkem tunnetabki toidusektor seda just nimelt selle pealt, et me näemegi, et meil rahaline nagu olukord paraneb vähemasti natukene, aga mahud ju tegelikult langevad. Ja kui mahud langevad, siis teades, et Eesti tootjate omahind on nagu nii pisut suurem, siis mida vähem ühikuid, seda suuremad kulud ja kulud tuleb jagada siis nende ühikute vahel. Et loomulikult see on meie jaoks probleem. Me teame ka seda, et tarbimist pärsib eelkõige inimeste ebastabiilsuse tunne, mis on teatavasti aastakümnete madalaim ja mida on ka välja toonud erinevad pangaanalüütikud, et ka toidutööstuste kindlustunne on aastakümnete madalaimal tasandil. Nii et meie sektori vaatest on nii-öelda Eesti toiduainetööstuste ellujäämine või hakkama saamine sõna otseses mõttes Eesti tarbijate kätes. Ja kuna täna ma raadios kuulsin, et täna on koalitsiooni läbirääkimised, siis koalitsioonipartnerite vahel ja just nimelt põllumajanduse ja toiduvaldkonna osas, siis ka meie oleme oma sisendi koalitsioonileppesse andnud ja meie viimane sisend küll üldkoosolekult läks selline, et vähim, mida teha saaks, on loobuda 2%-lisest lisa hinnatõusust siis alates 1. juulist toiduainetele ja jookidele. Et see on see, mida saab teha ja mida me oleme toonitanud ja rõhutanud, et täpselt ma siin kindlasti toetan härra Raul Puussepa välja toodud, et meie ka tahaksime väga näha sellist sügavat analüüsi, et mis see riigile maksma läheb ja kust on siis plaanitud ikkagi tagasi võtta saamata jäänud tulu. Et enne seda ei ole me sellist väga ametlikku positsiooni isegi mitte kujundanud. Nii et minu poolt selline lühike kokkuvõte, et loomulikult meile kõigile meeldiks, kui toiduainete ja jookide hinnad oleks odavamad, et me tunnetame seda väga selgelt, kuidas see hinnatõus on olnud väga ränk ja lihtsalt liiga palju inimesi Eestis on ka juba sellises positsioonis, kes üldse peavad vaatama, mida nad täna üldse osta saaksid. Et siin on kindlasti võimalik midagi ära teha rohkemat. Aitäh! Aitäh ja ma annaksin sõna siis pensionäride ülemaalise esindusorganisatsiooni pensionäride ühenduste liidu juhatuse esimehele Andres Ergmale, et teie organisatsiooni vaatest, kuivõrd mõjutatud on siis eakad hinnatõusudest ja kas see puudutab ka sisetarbimist eakatel. Olge hea. Tere kõigile, siis me oleme seda viimasel ajal päris mitmes kohas jõudnud rääkida, et kui me räägime hinnatõusust, siis me peame siiski eristama meie kui pensionäride, kui ühiskonnagrupi erinevat positsiooni hinnatõusu raames, sellepärast et möödunud aasta juunikuus tegi Euroopa Komisjon uuringu 4 Euroopa Liidu riigis, kaasa arvatud ka Eestis, ja selle uuringu tulemusena selgus, et pensionäride jaoks inflatsioon on 6% kõrgem kui riigi keskmine. See tuleneb lihtsalt sellest, et pensionäride tarbimisstruktuur on küllaltki lihtne ja üheülbaline, toit, eluase ja ravimid. Ja nagu me siin kuulsime väga mitmetelt ettekandjatelt, et me ootame toiduainete hinna tõusu 6%. See tähendab seda, et tegelikult pensionärid ootavad kuskil inflatsiooni parimal juhul 10%. Sellega tuleks nagu pensionäridel arvestada. Ja veel viimasel ajal on tekkinud ka probleemid sellega, et kuna pensionärid elavad peost suhu,
siis nüüd uue korra järgi, kui pensioni ei maksta enam kindlal tööpäeval, kindlal kuupäeval, siis tekib pensionäride probleeme uue kuu alguses, millega poodi minna. No siin viimane näide on mul siin, üks pensionär möödunud nädal teatas mulle, et temale olevat antud teada, et tehniliste tõrgete tõttu ei ole Sotsiaalkindlustusamet saanud talle pensioni väljamakset edastada. Vabandame siiralt ja tegeleme aktiivselt ja loodame, et teieni jõuab märtsikuu pension 11. aprillil, 7. aprilli asemel. Nii et tõesti, ma ei tea, mis üldse toimub. Ma ei tea küll ühtegi korda oma pensionile oleku aja jooksul, kus pensioni laekumine oleks nii palju hilinenud. Ja arvestades üldist pensionäride materiaalset olukorda, niisugune asi teeb inimesed tõeliselt murelikuks. Ja arvestades seda järgnevat hinnatõusu, nagu siin eelnevad ettekandjad esile tõid, siis pensionäridel tuleb see aasta raske. Nii. Ja ei, vabandust, härra Ergma, kui teil on veel lõpetamiseks, ma katkestasin. Ei ole veel. Kui teil on tähendada, siis härra Ergma auditoorium on teie, et olge hea. No ma sooviksin ikkagi seda, et pensionärid tunneksid ära, et missugune on siis nende koht ühiskonnas. Sellepärast, et viimasel ajal Eesti meedias ju on süüdistatud pensionäre kõikides peaaegu surmapattudes, et riigi rahandus ongi viltu pensionäride pärast, et toimub pensionäride indekseerimine, pensionivarusid ei jätku, vara ei jätku, aga tuletame meelde ka, et kui praegune pensionisüsteem tehti, siis keegi ei arvestanud pensioni teise sambaga. Ja kui me nüüd peaks kokku arvestama selle summa, mis on makstud pensioni esimesest sambast pensioni teise samba pensioni saajatele, siis on see ikkagi nende aastate jooksul äärmiselt suur summa ja seda kindlasti selle praeguse pensionisüsteemi väljatöötamise juures ei arvestatud. Nii et ma mäletan, et kui meie arutasime pensioni teise samba loomise juures, et kui palju see võtab ära pensioni esimeses sambas saadavat pensioni, siis meie arvestuse järgi oli see 20%. Nii et kõik, kes räägivad, et pensionivaradest ei jätku, siis tahaks kõigile meelde tuletada seda, et esialgselt pensioni teise samba finantseerimist pensioni esimesest sammast küll keegi ei planeerinud. Minu poolt kõik. Nii, aitäh. Meil on küsitletud, on arusaadavalt esitanud mitmeid erinevaid aspekte seoses üldise hinnatõusu tajuga sisetarbimisele, sisekonjunktuurile ja selle mõjule ühiskonnas nii majandusele kui inimestele, erinevate aspektidega siin maksu või ka pensionisüsteemi põhised. Aga läheksime siis küsimuste juurde. Et minu küsimus on tegelikult kaheosaline Eesti Pangale, härra Kattaile.
et esiteks, et millega Eesti Pank seletab seda, et mul on praegu siin märtsikuu Citadele panga andmed, et Läti inflatsiooni 25 prognoositakse 2,2%, Leedu Citadele andmetel 2,7%. Et millest nii suured käärid Balti riikide loogikas, kui me räägime, et Eesti Panga hinnangul rahvusvahelised tarneahelad mõjutavad seda inflatsiooni, et me peaksime olema üsnagi sarnases olukorras, Balti riigid, võiks eeldada, ütleme, mis puudutab rahvusvahelist mõju inflatsioonile, et millest nii-öelda mitmekordsed võimalikud prognostilised erinevused. Ja teiseks, et Eesti Panga seadus ütleb, et Eesti Panga esmane ülesanne on loomulikult eurotsooni sees, aga ka keskpangana tegeleda hinnastabiilsusega. Et milles seisneb praegu nii-öelda, kui me vaatame valitsuse poliitikat või nii-öelda objektiivsed asjaolusid, mis hinnastabiilsust mõjutavad, me stabiilsust ei saa rääkida, eriti ka Euroopa Liidu võrdluses. Et millised on ettepanekud, kas valitsusele on esitanud Eesti Panka ettepanekuid selle kohta, kuidas hinnastabiilsust saavutada, mis on eurotsooni tasemel eesmärgiks? Et härra Kattai, palun, need 2 küsimust. Ja suur tänu küsimuste eest. Esmalt siis Eesti versus meie 2 lõunanaabrit. Esimene oluline vahetegija on mõistagi maksukomponent. Et sellist suurt panust nagu Eesti puhul käesoleva aasta hinnatõusu, nagu ma esiotsaga näitasin, Lätis, Leedus ei ole. Ainuüksi mootorsõiduki registreerimistasu, mis nüüd aasta algusest rakendus Statistikaameti enda hinnangu järgi on andnud umbes 1,2% punkti hinnatõusu juurde. See on märkimisväärne lisandus kogu inflatsiooni numbrisse. Aga siis ka muud maksupanused, aktsiisid, käibemaksu tõus. Lisaks maksudele on üks selline silmatorkav erisus veel. Ja see seostub natuke ka varem räägituga, see on nii-öelda Eesti eripära toiduainete hinnamuutustel. Ja siin ma räägin nüüd sellest, mis statistikas välja paistab, kui me kõrvutame Eestit mitte ainult nüüd Läti ja Leeduga, aga ka Euroopa Liidu teiste riikidega, siis kõikvõimalikud maailmaturu toidutoormete hinnatsüklid kipuvad Eestis võimendu. Ja siin ma isegi ei rutta nagu lahti lööma, et missugune osa sellest hinnastamise ahelast on see, kuhu näpuga osutada. Meie enda, ma ütleks, et mitte päris lõplik analüüs, aga üks tehtud töödest näitab, et see pigem tõesti ei ole, nii nagu siin mainiti see jaemüügi osa, aga pigem hulgimüügi osa sellest ahelast. Aga igal juhul, mis statistikas paistab, on see, et meie toiduainete hinna kasv kipub olema kiirem siis, kui maailmaturul toiduained kallinevad. Ja nad on möödunud aastal nähtuna kõvasti kallinenud ja see kaldub Eestis jõulisemalt üle kui mujal. Need on peamised põhjused. Nüüd teine küsimus. Eesti Pank, rahapoliitika ja hinnakasvu ohjeldamine. Alates sellest, kui Eesti Pank või Eesti on osa euroalast ja eurosüsteemist, siis mandaat tõesti või eesmärk on hoida hinnakasv 2% läheduses, seda mitte Eesti puhul, vaid kogu euroala. Et see eesmärk on ühisraha piirkonna kohta kehtiv, nii et Eesti Pank võtab osa siis selle eesmärgi täitmisest. Ja muidugi tõsi on see, et kui me räägime täpsemalt käesolevast aastast ja kolmandik hinnatõusust on seotud maksutõusudega, siis on selge, et rahapoliitika käed selle mõjutamiseks jäävad lühikeseks, et kui valitsus otsustab tõsta makse ja seeläbi hindasid, siis see on teine oluline poliitikavahend ehk eelarvepoliitika tegemine, mitte rahapoliitika. Nii et usun, et see võib-olla ehk vastab sellele küsimusele, ma loodan.
Nii, aitäh. Mul on küsimus, kui tohib, siis härra Peeter Raudsepale. Et see on sellel hinnatõusudel, mis puudutab tarbimist, ütleme, ja siin toodi eraldi välja härra Kattai poolt ilmselt õigusega ka mitmed grupid, kus on hinnatõus on tundlikum. Ma vaatasin, et Tarbitargalt portaal 24 aastas väidab, et 7,5% oli toiduainete hinnatõus, mis arvestab ka siis erikampaaniad või sooduskaupu. Aga jaanuarikuu Eurostat toob välja selle, et Eestis on ostujõu pariteedilt Euroopa Liidu tasemel on Eesti miinimumpalk kõige madalam Euroopa Liidu kõikide liikmesriikide võrdluses. Ja ka, ütleme siis, ka Euroopa kontinendil seal, ütleme isegi seal Serbia ja Türgi suudavad ületada ostujõu pariteedi mõttes. Et kas, härra Raudsepp, teie vaates praegu ka hinnatõus tegelikult lööb erinevaid, ütleme siis sissetulekugruppe, ütleme siis detsiile või kvintiilide mõttes lööb erinevalt, sest loogika järgi võib eeldada, et erinevad grupid on ka säästuvõimekus on erinev, et kes on tegelikult kõige kaitsetumad grupid praegu selle hinnatõusu loogika puhul, mis teie nüüd käsitlus on? Aitäh. Kõigepealt et hinnatõus toiduainetel, kui me räägime, et Konjunktuuriinstituudi toidukorv pluss 6,5%, Tarbitargalt pluss 7,8%, seal on numbrid on natukene erinevad, aga need on metoodiline erinevus, et Konjunktuuriinstituudi puhul vaadeldakse ühte kindlat toidukorvi, teistel juhtudel sagedasti siis seda, et hinnasilte täies ulatuses. Ja seal on väikesed metoodilised erinevused, aga suurusjärgud on nad samad. Nüüd, keda see hinnatõus kõige valusamini lööb? No ma saan siit konjunktuuri uuringu põhjalt näitata seda, et nagu me enne vaatasime ühte graafikut, kus on tarbijate kindlustunne erinevate sissetulekugruppide vahel jaotatud, siis me näeme seda, et see erinevus nüüd kindlustundes, et kõrgem, madalam, et ta on suurenenud siin võrrelduna nende hetkedega, kui on kriisi satutud või siis nendele kriisidele eelneva ajaga, koroonaeelse ajaga näiteks. Et see varieeruvus on nüüd suurem ja näeme küll seda, et kolmel alumisel kvartiilil ehk siis väiksema sissetulekutega inimestel on see kindlustunne nüüd vähenenud. Samal ajal ma tahaks ütelda seda, et kindlasti see ei ole mitte ainult väikeste sissetulekutega inimeste probleem. Palgavaesus vist on selline universaalsem mõiste, et see käib erinevate sissetulekugruppide kohta. Ehk kui hinnad on tõusnud, siis nii-öelda vaba raha säästmiseks või vabaks toimetamiseks jääb vähem või ei jää üldse, mis tähendabki, et selline sissetulekutega oma kulude katmine muutubki keerukamaks ja seda osakaalu me näeme ka täna kasvamas, et kus siis perekonnad peavad kas kasutama säästusid või võtma laenusid juurde selleks, et kulusid katta. No näiteks, kui me vaatame 2 viimast kvartalit, siis ma loen kiiresti protsendid, et kui palju protsente perekondadest on pidanud siis laenusid juurde võtma selleks, et oma igapäevaste kuludega toime tulla. Alustame 4. kvartali 1. kuust siis, ehk möödunud aasta oktoobrist tuleme siis märtsikuuni välja. 1,9, 1,7, 3,1, 5,2, 4,6, 5,5. Et me saamegi niimoodi näha seda, et selline toimetulekuprobleemid on kasvavad. Nüüd ühte niisugust
väidet tahaks ka ümber lükata, kui öeldakse, et toidu käibemaksumäära langetamine toetab jõukamat tarbijat, siis ma arvan, et selline väide paika ei pea. Asi on nimelt selles, et mida väiksema sissetulekuga tarbija on, seda suurema osatähtsuse tema kulumudelis või tema kuludes üldse toidu osakaal võtabki. Ja me teame seda, et me oleme nii ehk naa toidu ja garderoobi kaupade poolest, mis ongi sellised esmavajadusega või esmavajadust rahuldavad kaubad Euroopa kallimate riikide seas juba. Nii et paika peab hoopis väide, et vaene on kallis olla selles mõttes, et ta ikkagi need kõrgemad hinnad ja sealhulgas ka kõrgem käibemaksumäär või kasvav käibemaksumäär seda väiksema sissetulekuga inimesi mõjutabki. Aitäh, nüüd olid küsimused härra Allas, proua Ingerainen ja härra Ülle. Aitäh, et küsiks täpsustus selle Rasmus Kattai poolt öeldule, et Eesti eripära on toiduainete hinnad või muud toiduainete hindade muutumisel, et millegi pärast sisendite hinnatõus võimendub meil siin, et äkki nagu selles ketis osalejad annavad oma selgituse sellele. Et võib-olla kaupmeeste ühing ja toiduainete tööstuse liit ja et kas te oskate kuidagi kommenteerida seda ütlemist? Kui Rainer Rohtla omalt poolt, Koobi poolt esmajoones, siis kui me, selles mõttes põllumehel aastad on kergemad ja raskemad ja eks on keerulisi aegu nendele ja häid aegu, täna nii palju kui siin andmeid vaadata, suuremad põllumehed ikkagi tulenevad siis piima kõrgest hinnast saanud jalad korralikult alla, et ei taha kellegi rahakotti sorkima minna, aga jalad korralikult alla. Teine pool, kui vaadata siis Eesti tootjaid, siis ma olen Sirje Potissepaga siin nõus, et tegelikult me teame, et näiteks HKScan, mis Maakgrupile müüdi, oli aastaid väga-väga suurtes kahjumites liha poole pealt. Me teame, et ega piimatootjatel ka väga hästi ei lähe, suurematel osadel läheb paremini, kes rohkem eksporti teevad siin ja müüvad. Et joogitootjatel läheb enam-vähem hästi, et selles vaates võiks öelda, et võib-olla toidu vaates Eesti tootja siinkohal seda hinnatõusu nagu põhjustanud ülemäära ei ole. Kui siis joogitootjad mingil määral, siis nende kasuminumbrid on stabiilselt olnud väga head. Teine pool, kus me näeme, et on kasuminumbrid tegelikult kasvanud, ongi see sama, mis ka Rasmus Kattai viitas, et tegelikult hulgikaubandus, et need ettevõtted, kes toovad teatavaid kaupe maale, mida kaupmehed siis ise ei too, sellepärast, et Eesti on ikkagi väike riik ja ei ole võimalik kõikide suurte või suuremate välistarnijate poolt tuua otsekaupu maale, tuleb neid osta läbi hulgimüüjate ja teine pool tihtipeale ka siis tootjate struktuurid ei võimalda seda otse osta, vaid tuleb seda teha läbi Eesti hulgimüüja ja seal me näeme tegelikult, et seal kasumid on viimastel aastatel kasvanud võrreldes eelnevate aastatega, et see oleks minu tagasihoidlik kokkuvõte sellest, aitäh. Nii, kas proua Potissepp soovib ka härra Allase? Ja, aitäh, ikka võin kommenteerida. Et mis meid murelikuks teeb, et meil on ju me teame seda uuringu järgi, et meil on põhitoiduainetest ainult 59% Eesti päritoluga tooted, nii et siin on liikumisruumi küll ja küll ja toodete hind teatavasti kujuneb ikkagi tarneahelas põllumajandustootja, toidutöötleja, kaubandus ja tarbija. Ehk et kui me räägime töötajatest, siis töötajad on nii-öelda kõige kehvemas positsioonis, et ühtepidi survestavad ju põllumajandustootjad oma tooraine eest paremat hinda saama ja võib-olla mitte paremat, vaid õiglasemat hinda saada, on võib-olla tänases kontekstis kõige õigem öelda. Ja teiselt poolt loomulikult on ka siis kaubanduselt surve hindade alandamiseks ja kampaaniateks, et kui pea juba 50% ja isegi on ju toodud välja
jõulude ajal isegi 60% toodetest müüakse ära kampaania hindadega, siis see väga normaalne olukord ei ole. Siiski see näitab, et mitte keegi ei saagi nagu õiglast hinda. Ja ikkagi minu meelest oleks äärmiselt vajalik saada hinnakujundusest ülevaade, ehk et tõepoolest, kui suure osa siis saab põllumajandustootja, kui suure osa töötleja, kui suure juurdehindluse paneb jaekaubandus, et selleks oleks meil vaja teha ja jätkata nii-öelda marginaalide uuringut, mida on tellinud regionaalministeerium ja teha kindlasti ka jätku-uuringud, et kui me räägime siin hinnakujundusest või ka käibemaksu kontekstis, siis ega siin emotsioonidega nagu midagi teha ei ole, et siin tuleks ikkagi võtta aluseks väga reaalsed numbrilised näitajad ja sealt edasi minna. Härra Allasel on tõukuv repliik lühike vastus. Kas seda marginaalide uuringut hetkel enam ei tehta? Ma ei tea, vist härra Raudsepale kui konjunktuuri asutusjuhina. Aitäh. Konjunktuuriinstituut on seda uuringut rida aastaid teinud. Möödunud aastaga see leping lõppes Põllumajandus- ja Regionaalministeeriumiga ja meile teada olevalt on siis Maaelu Teadmuskeskusesse see uuring üle antud, nii et loodetavasti tehakse ja küsige tulemusi sealt, aga selles mõttes on ta kindlasti vajalik asi, eriti nendel hetkedel, kui taas makse muudetakse, käibemaksumäära muutust. Ma pean silmas, et muudatusi toimub ja objektiivse hinnangu andmiseks ja ütleme ka sellise vastastikuse usalduse säilitamiseks selles tarneahelas oleks see vajalik. Nii, aitäh. Nüüd proua Ingerain. Ja aitäh. Mina oleksin ääretult rõõmus, kui me suudaksime välja mõelda meetmed, mismoodi oma rahvast siis tervislikuma toitumise poole nügida ja emotsionaalses pildis võimeline kaitsma siis oma rahva tervist. Aga mul on küsimus härra Raudsepale, et mis teie seisukoht on siis toiduainete käibemaksu alandamise osas, et kuidas te näete, et millised need siis päriselt need mõjud on toiduainete hinnale ja nendele valikutele võib-olla, mis inimesed siis poes peavad tegema? Aitäh. Kõigepealt toiduainete käibemaksu määra suurusest, kui rääkida, et ta on ja saab olema siis Eesti oma nimelt Euroopa Liidu top 2 Taani järel. See on kahtlemata kõrge määr. Konjunktuuriinstituut ei ole poliitiliste soovituste andja. Me oleme näinud seda, et varem või hiljem meie ühiskond ja meie majandus ja see maksumäär nagu väga hästi kokku ei klapi, et seda varem või hiljem tullakse muutma või muudetakse, et millal seda tehakse on iseasi või kes seda teevad. Et ta nagu ei sobitu siia konteksti. Mis sellest muutub või mis on nüüd muutunud või veel muutumas on see, et kui toiduainete hinnad kasvavad ja kasvavad kiiresti ja seda nad täna teevad, siis kliendid, seda oskavad kaupmehed ja tootjad paremini minust selgitada, muutuvad väga hinnatundlikuks. Kui nad muutuvad hinnatundlikuks, siis nad hakkavad tegema valikuid, mis tõukuvad sellistest hinnaeelistustest, rahalistest kaalutlustest, vähem tervislikkusest, vähem sellest, et see toiduaine oleks toodetud Eestimaal. Mida on Konjunktuuriinstituut näinud varasematest uuringutest, kus me oleme monitoorinud siis seda, et kuidas muutub ajas Eesti toidutootjate, Eesti tööstuses pärit kaupade osakaal meie jaekaubanduse sortimendis. Oleme näinud seda, et see on olnud rida aastaid väheviisi langev. Oli aeg, kui ta oli siin protsendipunkt
aastas. Võib eeldada seda, et niisugune protsess kiireneb sedavõrd, kuivõrd hinnad ja maksud tõusevad, see tähendab seda, et klient muutub vaesemaks, selle hinnatundlikumaks ja hakkab tegema odavamaid valikuid. Mis sellest juhtub? Sellest juhtub see, et laiemas vaates saab pihta meie enda toidutootmine, kellel kulud kasvavad, müügipotentsiaal sellega väheneb, samuti meie enda põllumajandustootja, nii et me avaldame niisuguse protsessiga mõju siis ka iseenda majandusele, just kui me vaatame põllumajandust ja toidutööstust. Aitäh. Nii, nüüd olid härra Võrklaev, härra Tein ja siis proua Puulamets. Aitäh, mul on nüüd siin niisugused rida kommentaare ja küsimusi, et kuna teemasid on nii palju inimesi erinevaid, siis võib mõnevõrra pikem see tulla, aga ma alustaks võib-olla Eesti Pangast küsimustest, et kui palju inflatsioonile avaldas mõju teise samba lõhkumine. Et teatavasti, kui me siin pensionitest rääkisime mõni aeg tagasi, siis mul sai kirja, et 1,3 miljardit 2021. aastal lahkus pensionisüsteemist ja sellest suur osa läks tarbimisse ja samas, kui me vaatame inflatsioonile tagasi, siis seal 21-23 pigem 1 ja 2 inflatsioon oli ka väga kõrge. Sealt edasi küsimus ka Eesti Pangale, et nüüd see toiduainete käibemaksu alandus, et kuidas teile see tundub, et kas see siis toob toiduainete hinda alla või mitte, et ma ise kipun arvama, et ta seda ei tee, seda on ka Sirje Potisepp öelnud minu teada varem ja neid arvamusi on veel ja ka maailma praktika seda näitab. Ehk et kokkuvõttes see läheb kas siis nende samade hulgimüüjate või kaupmeeste või ka tootjate mõnevõrra taskusse, aga lõpphinda see pikas plaanis ei mõjuta, et kuidas see teie tunnetus on. Ja samamoodi teie oskate ka hinnata seda tunnetust riigieelarvele, ehk et kui see alandamine teha, siis hinnangud on Rahandusministeeriumi poolt, et see on kuskil 400 miljonit miinust riigieelarvele. Et kust see raha tuleb, mida tähendab riigieelarve miinus, see tähendab ju seda, et see raha tuleb kuskilt mujalt võtta, järelikult tuleb teha muid maksumuudatusi, et kuidas see meie majandusele mõjub, et see lihtsalt ei ole ju see, et me alandame maksu ja seal mingit mõju ei ole. Minu teada on ka Sirje Potisepp selle pärast muret tundnud, et kui me toiduainete käibemaksu alandame, siis riigieelarve teatavasti on meil suures defitsiidis, raha siin iseenesest ei teki, kaitsekulud tekitavad lisasurvet, ehk et siis tuleb teha kuskil mujal maksutõuse. Ma hästi ei kujuta ette, kus neid teha siis, et tulumaksu tõsta enam pole ruumi, käibemaksu ka mitte. Et kus see raha siis tuleb ja mis on suure eelarve defitsiidi mõju majandusel laiemalt, et Eesti Pank oskab siin kindlasti hästi seda selgitada. Ja siis mul on küsimusi veel, aga läheks mõned võtaks ära ja äkki ma saan ka mõned lisaküsimused, et aitäh. Nii, aga lühike vastus härra Kattai ja siis oli härra Puusepale vist või? Härra Kattale on mõned küsimused. Suur tänu, aitäh küsimuste eest. Minu poolt on aus öelda, et see, mis puudutab toidu käibemaksu alandamist, see eeldaks analüüsi, mida minul ei ole praegu põhjal ja mille pealt ma saaksin öelda, missugune oleks reaktsioon või tulemus. Et ma võin argumenteerida ühte või teistpidi tulenevalt konkurentsi olukorrast või hinnatasemest ja nii edasi, aga aus vastus on see, et mul ei ole kindlat pinnast, mille osas väita, missugune oleks jaehindadele avalduv mõju. Sellest tulenevalt ka raske öelda seda järgnevat, milles küsimus seisnes, et mis on siis vaade riigieelarve seisukohast paistvana. Aga esimene küsimus, mis puudutab teise pensionisambaga tehtud muudatusi ja mõju inflatsioonile, sellist punkthinnangut endiselt pakkuda ei ole selle kohta, küll aga saab öelda seda, et toona, võtame siis 2021 lõpp, 2022, mil oli siis esimesed suuremad raha väljavõtulained, oli ilmselgelt näha, et majandusel ühest otsast läks kehvasti,
Üldine selline Eestit ümbritsev foon ja majandusaktiivsus oli selgelt languses ja selles olustikus õnnestus Eesti ettevõtetel just nimelt läbi täiendava raha, mida siis kodumajapidamised suutsid kulutada oma kasumimarginaale ja kasumeid tõsta. See tähendas loomulikult seda, et hinnad kerkisid. Tüüpiliselt sellistes olukordades, kus majanduses on vilets aeg, ettevõtete kasumid tõmbuvad kokku. Aga kuna sellesse momenti langes nii pandeemiasäästude kasutamine kui ka teise pensionisamba vahendite kasutamine, siis väga ebatavaliselt kasumid hoopis suurenesid ja hinnad samuti, nii et seal kindlasti oli märgatav mõju ka hindadele. Nii, aitäh. Ma näen, härra Puusepal on vist repliigi soov. Ja just, aitäh. Et tegelikult see maailmapilt on ju väga lihtne. Kui hästi lihtsustatud rääkida, siis toiduainete hinnad tõukuvad 3 asjast. Üks on tooraine hind maailmaturul, et sellega meil väga palju midagi teha ei ole. Teine on energia, mitte ainult siis on tootmisenergia, aga ka selle transpordiks ja müügiks tehtavad kulutused. Ja 3 on konkurents. Ja ma kinnitan teile, see konkurentsi olukord on meie turul jätkuvalt kinnitan väga tihe. Et olukorras, kus üks või osad turuosalised on ka nii-öelda dumpingu faasis ja turu ostmise faasis, siis võitlus käib siin iga sendi pärast. Et see, et mingisugused uuringud on näidanud, et maksude alandamine ei jõua jaehindadesse. Mina olen mõndas lugenud. Ma küll ühtegi sellist ei ole lugenud, mis seda väidaks. Kui keegi oskab viidata, ma oleks tänulik. Nii, härra Rohtlal ma näen on ka tekkis tõukuv küsimus poleemikast või repliik. Rainer, sul on mikrofon kinni. Me ei kuule teid. Väga vabandan, jah. Et olime endise regionaalministri Piret Hartmani juures, kus olid kõik suuremad ketid välja arvatud Maxima ja Krossi toidukaubad koha peal. Ja kõik ketid kinnitasid nagu ühes suust, et kui toiduainete käibemaks langeb kas osadel tootegruppidel või kõigel, siis seda hinda langetatakse. Et ma saan küll siinkohal rääkida Coopi eest, mis on pea 1/4 Eesti jaeturust. Raul saab omalt poolt öelda tõenäoliselt Selveri poolt sõna sekka 2 peale kokku. Me oleme siin 40+%, et kindlasti see ei jääks langetamata. Nüüd, mis puudutab konkurentsi ja seda, mida ka Raul viitas, siis te teate tõenäoliselt, palju maksab piimapakk täna kaupluses. Maksab 59 senti enamustes kaubanduskettides kilepiim. Selle kilepiima sisseostu hind kaupmeestel on kuskil 65 senti ilma käibemaksut. Kui te panete sinna käibemaksu otsa, siis te saate teada, kui palju maksaks tegelikult kilepiim kaupluses, ilma et kaupmees sinna ühtegi marginaali paneks. Et me maksame täna peale 25 senti ühe piima pealt rääkimata kuludest, mis on logistikale ja kaupluse inimeste palgad. Et kui me vaatame seda olukorda, siis öelda, et võitlus ei ole kõva ja käibemaksu saaks keegi endale jätta, siis mina küll ei näe ühtegi turuosalist, kes saaks seda teha. Ja kui me nüüd tuleme, ma ütleksin seda, et kui me võtame importkauba, siis 10-eurone importtoode, mida inimene ostab, sealt jääb siis lihtne arvutada vana käibemaksuga 22 eurot jääb käibemaksu jääb Eesti riigile. Kui me võtame Eestis toodetud kauba 10 eurose, siis jääb Eestisse kuskil 4 eurot peale. Ehk siis see on äärmiselt oluline, et me nügiksime oma maksupoliitikaga inimeste tarbimisstruktuuri nende kaupade peale, mida just Eesti tootjad toodavad, nagu piimatooted, värsked lihatooted ja näiteks ka juurviljad. See on kõige madalama sissetulekuga inimeste peamine toidulauale panek, millest süüa tehakse. See on toodetakse peamiselt Eestis, kõik need kaudsed maksud jäävad Eestisse, palgad ja nii edasi. Ja lisaks sellele me nügime seda tarbimisstruktuuri selles suunas. Täna 20% Eesti piimast läheb üle piiri. Kui see tuleks siia turule kõik, see aitab ka meie toidujulgeolekule kaasa. Nii et neid aspekte on hästi palju. Aitäh teile, vabandust, nii pika sõnavõtu eest. Nii, härra Tein nüüd ja siis proua Poolamets. Aitäh. Sellest toiduainete käibemaksust on siin kõvasti juttu olnud ja seda tõde vist laua peal ei ole, et kui laseme alla, et kas hinnad ka siis tulevad alla ja kui pikaks ajaks oleks tore, kui tuleks küll. Aga ma võib-olla läheks detailsemaks selle koha pealt, et
Teadupärast on Eestis kaubanduspindasi ühe inimese kohta tohutult palju. Et kui me siin ei vaata, et me oleme lipulaev vist selles osas isegi, et kui me mõtleme, et maailmaturul toiduainete hinnad muutuvad ja meil oli siin jutt, et meil võimendub see kuidagi eriti kiiresti ja hästi suur konkurents on, et kas see võib olla ka üks põhjus, et neid kaubanduspindajaid, töötajaid, kõiki kütta vaja, kõik see pool nagu võimendab seda hinda ka. Et ma ei tea, kes seda oskab seda vastata, võib-olla Raul Puusepp, jah, täpselt. Härra Puusepp, võib-olla teie oskate kommenteerida. Et mis garanteerib ka vabandus selle, et see hinnad, pool aastat tulevad alla, aga aasta pärast ei ole samal tasemel? Seda konkurents garanteeribki. See on kõige selgem nagu lahendus. Et aga kui rääkida kaupluse pindadest inimese kohta või kaupluse võrkude tihedusest, siis vastu küsimus, mis on ettepanek? Kas me hakkame vaba konkurentsi piirama või me elamegi seda turumajanduslikku elu edasi, et nõrgemad panevad poed kinni mõnedes kohtades. Tegelikult poodide sulgemisi on meil ka siin viimastel aastatel päris palju olnud. Et see turg reguleerib ennast ise. Nii, aitäh. Nüüd proua Poolamets, härra Võrklaev, siis härra Allas. Aitäh ja mul on küsimus härra Peeter Raudsepale, et üldisemalt me oleme jäänud kuidagi kinni ainult toiduainete hinda, et millal on siis tõehetk, millal siis kogu see hinnatõusu ja ka maksude tõusu koosmõju avaldub riigi majandusele? Milline on teie hinnang, millal see võiks siis lõpuks toimuda? Aitäh! Aitäh küsimuse eest. See on väga lihtne. Teadaolevalt mõnede maksutõusude jõustumine on veel ees ja hästi palju täna veel aastal 2025 meil püütakse nagu tõestada seda meie positsiooni hinnatasemete osas siis erinevate Euroopa riikide seas 23. aasta Eurostati andmetega, mis on ammu ajalugu, sinna jääb käibemaksutõus, muud maksude tõusud, oluliselt kiirem inflatsioon. Et ma arvan niiviisi, et 25. aasta jooksul me võtame kõik need mõjud sisse, mis on tulenenud või on tulenenud ja tulenevad siis maksude tõusust. 26. aasta jaanipäevaks hiljemalt on pilt selge, sellepärast et siis on meil olemas võrdlus nii hinnatasemete osas kui võrrelduna siis teiste Euroopa riikidega kui ka oma rahvusvahelise konkurentsivõime edetabeli uus koht. Nii et siis me saame võrrelda objektiivselt seda teiste riikidega. Ma arvan, et võrdlus iseendaga ei ole kohane võrdlus. Ettevõtjad teavad seda kõige paremini. Aitäh. Nii, nüüd härra Võrklaev. Ja aitäh, mul nüüd küsimus jälle Eesti Pangale ja võib-olla Peeter Raudsepp ka kommenteerib, aga eeskätt Eesti Pangale, aga ma alustan sellest, et väga huvitava võrdluse praegu härra Raudsepp tõite, et te ei väsi kordamast, et hinnakasvu põhjus on maksutõusud ja siis viitasite 23. aastale, kus ühtegi maksutõusu polnud, aga inflatsioon oli 9,2%, 24. aastal, kus väidetavalt olid suured maksutõusud, oli inflatsioon 3,5%, ehk et seal peaaegu 3 korda vähem. Et nii palju siis sellest, et maksutõusud meil ainult hindu tõstavad jooksvalt. Aga ma tahtsin küsida Eesti Panga koha pealt, et mul tegelikult tekitab kogu see konjunktuur päris palju küsimusi, et me kuuleme kvartalis Konjunktuuriinstituudi hinnangut, et kõik on halvasti majanduses. Et isegi kui nüüd me viimati nägime, et see, kuidas seda siis nimetada, see kindlustunne on paranenud, aga siis ikkagi kokkuvõtet on halvasti. Et kuidas teie seda näete, et Eesti Panga prognoos nagu näitab, et tegelikult majanduses pigem läheb paremini, ehk et majandus siis langus sai läbi seal 24. aasta vist esimeses kvartalis, ehk et 2 kvartalit oli selline paigalseis ja viimases kvartalis tõus. Viimased kuud on toonud meile järjest sõnumeid, et ekspordi on oluliselt kasvanud seal 12-13%, siis 23. aasta pensionitõus oli rekordiline 17%, 24 aastal 10%, sel aastal ligi 6% pensionitõus.
Palgatõus siis on olnud samamoodi 22-23 aastal üle 11%, eelmine aasta 8,1%. Palgatõusu see kiirus küll alaneb, mis võiks ka hinnasurvet maha võtta, aga jätkuvalt on ka sel aastal üle 6%. Mis siin veel, et vaatan, mis teil veel oli, et reaal siis palk tegelikult on tõusnud, kasvab tulevikus, reaalne kasutatav tulu oli nii eelmine aasta kui sel aastal kui järgnevatel aastatel positiivne. Eesti Pank on öelnud, et maksuküüru kaotus toob inimestele rohkem raha kätte, oluline mõju meie majandusele, ettevõtete tulumaks jäi ära. Jällegi võiks anda siis raha juurde majandusse ettevõtetele ja sealt ka teie järeldus, et majandus kasvab. Ehk et kuidas need kaks pilti saavad nii erinevad olla, et või see on mina millestki valesti aru, aitäh? Nii, see on jah ja ei vastus. Kas härra Valklav? Natuke selgitust. Selge, aga palun ära Katte. Aitäh, ma jah ja ei oska vastata sellele tõesti. Me oma möödunud prognoosis ka väitsime seda, et arvestades seda suurt segadust ja ebamäärasust, mis praegu meid ümbritseb geopoliitikast või võimalikust kaubandussõja järgmistesse faasidesse jõudmisest, et see kõik nagu ehitab kindlasti sellist ebaselgust juurde majanduslikule väljavaatele. Aga tasub olla mõõdukalt optimistlik, sest nii nagu just mainitud, siis Eesti majandusnäitajad on oluliselt paranenud. Põhi jäi möödunud aastasse, majanduskasv on ennast ilmutanud ja see ei ole selline ajutine välgatus, vaid tõesti väga palju seeriaid või andmenäitajaid on selliseid, kus varasem langustrend või paigal tammumine on murdunud ja me oleme liikumas paremuse suunas. Üks väga oluliseid nende hulgas, mida ma toonitaks, on just nimelt ekspordivõimekuse taas ülesehitamine. See ei tule lihtsalt, aga läbi ka tõusnud hinnataseme ja sellest kannatada saanud konkurentsivõime edasi ülesehitamine, see tuleb raskelt, aga ta on käimas ja andmed seda ka kinnitavad. Nüüd omaette küsimus on siis, kuidas kokku viia nõndanimetatud tugevad andmed või statistilised väljavõtted ja pehmed indikaatorid, nagu seda on kindlustunne. Me möödunud aastal oma kvartalibülletäänis ka avaldasime selle kohta ühe eraldi väljavõtte või analüüsi, mis tõendas seda, et viimasel ajal tunnetus ja tegelik majanduspilt andmetes ja statistikas mõõdetuna ei käi enam tihtipeale kooskõlaliselt. Ja kui vaadata ka seda majapidamiste kindlustunde indikaatorit, mis on praegu äärmiselt sügavas põhjas, samal ajal kui kodumajapidamiste tarbimiskulutused on juba kasvanud, siis ma pigem nagu selle meelestatuse või kindlustunde puhul loeks suunamuutust välja, mitte niivõrd seda taset. Sest hetkel seesama kodumajapidamiste kindlustunne on võrreldaval tasemel või mälu järgi isegi natuke kehvem, kui ta oli suure finantskriisi ajal 2008-2009. Ja mul endal on keeruline peas kokku panna siis seda objektiivset maailmapilti meelestatuse kohta, et kui ebakindlalt tunda, kui toona 2008-2009 oli 20% tööpuudust, sissetulekud vähenesid mitte ainult hinnatasemega korrigeeritult, aga eurodes, siis on veel eurot, kroonides mõõdetuna, et olukord on mõõtmatult teistsugune. Nii et ma pigem nagu ootaks, et baromeetrid ja kindlustunde näitajad oma suuna näitaks meile varsti nagu teisele poole, et nad ei ole kerkima hakanud, aga ilmselt kui nagu majandusolud ka kinnistuvad oma positiivsesse suunda liikumise näol, siis ju see lõpuks kandub ka inimesteni ja inimeste teadvusesse üle. Nii, härra Allas, siis on proua Potissepa repliik, siis ma ise küsin ka. Aitäh. Et kuna tõesti hinnatõus on igas mõttes nagu muutunud välja kannatumatuks meil ühiskonnas, siis me tegelikult peaksime mõtlema, et
mida meil kõigil on võimalik selle vältimiseks teha. Et siin juures on võib-olla õige küsida, kuna erinevate oluliste osapoolte esindajad on täna siin koosolekul, et mis on teie sõnum seadusandjale, kas oleks õige aeg alustada ka dialoogi siis nagu kaupluste ja et millal on kauplused avatud ja kui kaua on avatud selle üle. Et võib-olla Raul Puusepp ja võib-olla keegi teine soovib ka siis pärast kommenteerida seda. Aitäh. Nii, võib-olla härra Puusepp ja võib-olla siis tarbijate poolt härra Ergma lühike replik. Jah, kui on selline soov, et seadusega reguleerida neid, seda on mõnedes riikides tehtud ja tegelikult on need regulatsioonid nagu hiljem tagasi ja leebemaks pööratud, et siis võib seda loomulikult teha. Aga see sellist oodatud või loodetud nagu efektiivsuse kasvu paraku ei tekita, sest ega renti makstakse ikkagi olenemata sellest, kuidas kauplused lahti on. Suur osa energiakuludest, eriti just külma hoidmiseks tekitatud või sooja tekitamiseks, need jätkuvad. Mõningased säästu saab tööjõukuludelt, aga see ei ole nagu võluvits, et need kauplused lahti oleku aega piiratud. Et see on jällegi üks selline sekkumine vabasse konkurentsi, mida võib kaaluda, aga mina isiklikult olen pigem sellist turumajanduse usku. Nii, härra Ergma on teil oma tunnetus, kas seda peaks riik tegelema? No ma arvan, see on küll tühi tegevus. See mingisugust efekti ei too küll ei kauplustele ega tarbijatel. Nii, proua Potissepa replik. Jaa, aitäh. Et mina sooviksin täpsustada tõepoolest Toiduliidu seisukohta, et härra Võrklaev viskas ka siin paar korda kinnast. Et Toiduliit ei ole käibemaksu alandamise vastu, aga juhul, kui on tagatud see, et riigieelarve puudujääki ei asendata muude maksudega. Ma pean vajalikuks seda eriti toonitada. Ja Toiduliit ei ole tõesti kunagi arvanud, et kui teha toidu käibemaksule erisus, siis tuleb see kusagilt mujalt tagasi võtta, nagu võib-olla on vastustest jäänud selline mulje. Et pigem küsimus, et kust kaetakse saamata jäänud tulu. Ja Toiduliit on täpselt samamoodi mures kõrgete toiduhindade pärast Eestis nagu tarbijad ja oleme sellepärast kategooriliselt vastu igasugustele uutele maksudele ja täiendavatele maksutõusudele või siis ka kohustustele, mis kõik väljenduvad toiduainete hinnatõusus. Teine repliik on, meil on palju näiteid, kus allahindlus pole jõudnud lõpptarbijani. Et Raul Puusepp vist ütles siin, et sellist uuringut mul ei ole, aga küll on mul väga palju näiteid ja erinevatest kaubanduskettidest, nii et olgu see siinkohal öeldud. Kindlasti ei ole ma nõus ka sellega, et mingil põhjusel on meil nüüd põhitoiduainete grupiks jäänud liha, piim ja köögiviljad. Eesti toidu alustala on olnud leib ja pagaritooted ja kalatooted on täpselt samamoodi põhitoiduained. Nii et kui me räägime käibemaksu võimalikust alandamisest, siis räägime ikka toiduainetest tervikuna ja põhitoiduainetest. Ja viimane repliik, et eelmine käibemaksu tõus 2% ei olnud ju ka ainult 2%, alustati sellega juba mitu kuud varem, mis oli täiesti arusaamatu. Nii et me ei pea siin omavahel mitte mingisugust sellist väga suurt lahingut pidama. Meie ühine eesmärk oleks ja tahe oleks see, et Eesti toitu rohkem ostetakse. Aga siis kindlasti, mis ootus meil on, et ka Eesti toitu oleks rohkem kaubanduse sortimendist. Nagu ma ütlesin, 59% põhitoiduainetest. Selle jaoks on meil tõesti uuring olemas, et see ei ole piisav. Nii, mul oleks nüüd härra Rohtlan ka repliik või härra Kallasel vastus. Jah, hästi lühidalt, et see kaupluste lahtioleku lühendamine, et me peame siin arvestama lisaks kõigele sellele, mis Raul Puusepp välja tõi ka sellega, et kui kauplus on 1 või 2 päeva kinni, siis tekib ka suurem kaupade maakandmine, et me ikkagi müüme väga palju Eesti tootjate kaupa, mis on värske, kvaliteetne, väiksema koguse säileainetega kui need tuumapiimad, kui neid nii võib kutsuda. Ja kui me paneme kaupluse kinni, siis meil tekivad sealt ka mahakandmised, täiendavad kulud ja toidu raiskamine. Mis nüüd puudutab käibemaksu tõusu, siis mina saan öelda oma kogemusest, et tegelikult me tegime pöördumise Kaupmeeste Liiduga, Raul saab seda ka kinnitada, enne eelmist käibemaksu tõusu ja palusime erisust, et kaupmehed ei peaks tõstma käibemaksu
käibemaksu etteulatuvalt siis enne käibemaksu tõusu toimumist. Aga see toob kaasa selle, et hinnasildil ja tegelik hind on siis peale käibemaksu tõusu käibemaksu võrra erinev. Kahjuks sellist erisust ei tehtud ja nagu öeldud, meie kasumid on alla 2%, seega me ei saa võtta enda kanda 2% käibemaksu tõusu, kuna see viib meid kahjumisse. Aga kui riik oleks sellise erisuse teinud, ei tõstaks keegi, ei hakkaks tõstma ettepoole ulatuvalt hindu, sellepärast et lihtsalt ühe ööga ei ole võimalik 30 000 kauba hinda füüsiliselt kaupluses ära vahetada. Aitäh. Mul on nüüd küsimus härra Peeter Raudsepale. Siin on palju arutatud selle üle, et kas maksulangetus on nii-öelda neelab tegelikult siis hinnataseme ära või mitte. Ehk teisisõnu, et kui makse langetada, kas siis ka hinnad langetavad. Aga ma küsin tagurpidi, et saada aru selle nii-öelda induktsioonireegli tagurpidisest. Kui makse tõsta, kas sellisel juhul valitseb üldloogika, kui me vaatame need nii-öelda kõiki ekspertiise või prognoose, mida on teinud siin pangad, keskpank, kas siis sellisel juhul hinnad tõusevad, sest meil seisab ees, me praegu räägi mitte abstraktselt, vaid meil seisab ees 1. mail 45% elektriaktsiisi tõus, 18% gaasiaktsiisi tõus, diisliaktsiisi tõus 7%, 1. juunil 2% käibemaksu tõus ja veel 5% täiendav bensiiniaktsiisi tõus. Minu esimene küsimus osa teile, härra Raudsepp, on, et kas eksisteerib siin konsensus, et täiendavate kaudsete maksudega Eesti riigis me tõstame ka hindu. Et siin see ei neeldu siis ära nii-öelda siis ära jäävale kaupmehe või tootja või vahendaja kasumisse. Teine küsimus sealt tõukuvalt on see, et me siseneme praegu uude riskantsesse faasi meie tööjõu tootlikkuse mahajäämuses. Härra Kattai mainis ka seda. Eelmise aasta kevadel oli meie tööjõu tootlikkuse mahajäämise periood, kus me olime asetsenud seoses majandusseisakuga, on olnud 28 vabanemise järgse aasta kõige pikem. Ja nüüd me selle osaliselt riigi poolt esile kutsutud regulatiivsete hinnatõusudega lähme arusaadavalt uude nii-öelda ka arusaadava siis palgasurve spiraali, mis omakorda seda meie konkurentsivõimet hakkab täiendavalt pidurdama. Et kas, kui teie konjunktuuriinstituut on hinnanud ja hindab ka seda, mis puudutab mõju meie majanduse konkurentsivõimele selliste regulatiivsete hinnatõusude puhul. Ja kolmandaks, siin on palju olnud juttu eraldi toidust, olgugi et tõepoolest need kaudsete maksude tõusud puudutavad kogu sisetarbimist. Ja minu küsimus on, et kas konjunktuuriinstituut on vaadelnud ka seda, kui me võtame näiteks toiduainete vaadeldava hinnagrupid, mis on siis Eurostati andmetel. 23. aasta kokkuvõte, kus tõepoolest ei olnud veel täiendavad käibemaksutõusud 24 pluss sammugi veel eesseisev 25. aasta 1. juunil käibetõus sisse arvestatud. Meil oli Eurostati 23. aasta tõi ära, et me olime 109,9% Euroopa Liidu keskmisest siis toiduainete hinnatasemelt siis ostujõu järgi. Olime sisuliselt Soome hinnatase. Nüüd 2012, kus tõukus sealt oli siis toodud ära varasem, olime me 86,6%. See tähendab, et meil on liikunud, kui võrreldavalt vaadata, Euroopa Liidu kiireim toiduainete hinnatõus, suures osas ka kaudsete maksude mõjuga. Ja nüüd 24, mille käsutuses meil ei ole Eurostati andmeid võrdlevalt Euroopa Liidu tasemel, oli ta siis, mida Eesti Pank tõdes 6,5% ja 25. aastaks Eesti Pank prognoosib 7%. Et kas konjunktuuriinstituut on võimeline ka praegu ütlema, kuhu me selle üliheri kiirusel, kui me räägime nüüd Euroopa Liidu riikide võrdluses, ostuju pariteedid, toiduainete hinnatõusuga õigupoolest leiame, jõuame olukorras, kus meil on juba Soome toiduainete hinnatase oli käes juba 1,5 aastat, 2 aastat tagasi. Eurostat kahjuks annab neid andmeid väga pika viivega mingitel põhjustel, ju need on, et siis andmed oleks täpsemad. Olge hea, härra Raudsepp. Aitäh. Ma olen härra Võrklaevaga selles osas täiesti ühte meelt, et maksud ei ole ainult need, mis hindu tõstavad. Et ei ole ma ka kunagi nii varem väitnud, et nad seda ainult teeksid, ainult maksud. Aga maksud on need, mis seda hinnatõusu kiirendavad. Ja me võime siin
näha olukorda, kus jällegi naaberriikidega võrreldes meie inflatsioon on kiirem ja meie tarbijate kindlustunne on madalam. Et siin on nagu sedapidine seos. Tööjõuga, jah, meie majanduskasvu selline väljavaade, nagu me siin LHV poolt kuulsime, või ootus on ekspordi kasvus, aga ütleme selline kiirete hindade, kiirete palkade tõus on jätkuv ja ma ei ole väga kindel selles, et me nagu seda olukorda suudaksime edukalt realiseerida. Meie tööjõud on kallis, aga meie pakutav lisandväärtus, loodav lisandväärtus ei ole sinna järele jõudnud ja ei jõuagi niipea. Ja seetõttu ongi siin nagu vastuolu, et mõju elukalliduse kasvule ja seal kaudu ka palgakasvule, mis moodustab niisuguse ringratta, et see seos on sedapidine. Nüüd räägime toiduainete hindadest, siis enne kuulsime ka, et selles on nagu 3 komponenti, et möödunud aastal me sisenesime uude aastasse selliselt, et maailmaturu hinnad olid kasvavad, maksud on kasvavad ja üks asi, millest täna ei räägitud sellest, et aga ma tõmban siin nüüd ühe klaveri põõsast välja, olen juhtinud ka kunagi Kaupmeeste Liitu, olnud selle juhatuse esimees, olen juhtinud ka 2 suurt kaubandusettevõtet Eestis. Räägime ärimudelitest, et ega ei ole nii, et reaalses situatsioonis, reaalses turumajanduses on ühel valdkonnal nagu niisugune kasum, millest on võimalik kogu aeg maksutõusudest tingitud nõudluse vähenemist, mis väljendub siis näiteks käibe vähenemises. Jaekaubanduse müügimaht on ju vähenenud 22 aasta esimeses kvartalis peale. Toidukaupadel on ta veel jätkuv nüüd. Ei ole ju võimalik kauplust käitada selliselt, et ühest küljest kulud kasvavad, palgakulud, energia sealhulgas, aga teisest küljest jaemüügimaht väheneb. Nii et siin on ilmselgelt sellised negatiivsed käärid sees ja me ei saa siin täna rääkida sellest, et siis jaekaubandusest tulenevalt, aga võib-olla on sama probleem ka toidutööstusel, kui siit edasi mõelda mahtude vähenemisest tulenevalt. Et me ei saa nagu nii eeldada, et juurdehindlused vähenevad, juurdehindlused annaksid järele kuidagi ja leevendaksid seda hinnatõusu. Seda ei ole võimalik teha vähenevate mahtude ja kallinevate sisendkulude juures. Nii, aitäh. Ja nüüd on härra Võrklaeva repliik, siis on härra Puusepp. Ja aitäh, et kuna ma saan aru, et me võtame kokku, siis ma ikkagi ka mõned sellised kokkuvõtvad laused, et miks me siia oleme jõudnud, kus me oleme, põhjusid on palju erinevaid, aga kuna maksud on siin ka ikkagi korduvalt mainitud saanud, et siis ka maksutõusud on meil tulnud sellest, et me oleme pidanud tõstma kaitsekulutusi, et see on paratamatus, see ei sõltu ainult meist, see sõltub meie kurjast naabrist ja need maksumuudatused, aktsiisid, tulumaksutõus, käibemaksutõus, need on kõik läinud meie kaitsekulude katteks, mis me oleme teinud märkimisväärselt 2%-lt üle 3, 1% on 400 miljonit. Aga 1% tulumaksu tõusu on kuskil 120 miljonit, 1% käibemaksu tõusu on kuskil 130 miljonit. Nüüd, ja see kaitsekulude surve jätkub. Nüüd see, et kas elu läheb paremaks või mitte, et siis 26 aastal siiski mitmed maksud langevad. Et ma juba mainisin, jääb ära ettevõtete tulumaks ja kaob maksuküür. Ehk et kõik saavad ühtlaselt 700 eurot tulumaksu vabastust. See jätab inimestele rohkem raha kätte, siin on korduvalt kõlanud, kui inimestel on rohkem raha käes, siis sisetarbimine olulise osa meie majandusest moodustab, see raha läheb sisetarbimisse ja siis annab majanduskasvule kindlust juurde ja siin oli ka just eelkõneleja mainis, et palkade kasv on samamoodi
hindu tõstnud seetõttu, et inimesed soovivad palgatõusu, ettevõtja peab tõstma hindu, hinnad tõusevad, inimesed soovivad palgatõusu, jälle ettevõtja peab tõstma hindu. Et seesama maksuküüru kaotus, siis seda on ka Eesti Pank oma viimases majandusprognoosis jälle välja toonud, võtab maha siis brutopalga tõusu survet, ehk et ettevõtjad saavad õhku peale, kuna netopalgas tekib palgatõus, sissetulekute tõus siis maksulangetusest, ehk et võtab survet ära ettevõttel palka tõsta, mis omakorda võiks siis võtta survet ära ka sellelt, et ettevõte peab hindu tõstma, ehk et ma näen, et ka see on märkimisväärne mõju tulevastele hinnasurvetele ja see tuleb tegelikult selles mõttes riigieelarve ja maksulangetuste arvelt, mis loomulikult paneb keerulisemasse olukorda riigieelarve. Nii, lühike repliik härra Puusepalt ja siis lühike repliik, ma mõtlesin kokku härra Allasõtuks laule. Ja katsun lühidalt. Ma tahtsin sekundeerida Peetrile ja vastata selle eelnevale küsimusele, kuidas nüüd järgnevad maksutõusud hindu mõjutavad. Et enda või meie grupi nimel väga selgelt ja kaupmeeste nimel võib-olla veidi nõrgemalt, et kaupmeestel või meil puudub võimekus ja plaan seda maksutõusu ise katta või vähemalt isegi osaliselt katta. Et see üleminekuperiood, millest Rainer rääkis, mida me küsisime ja mida me ei saanud, tõi tegelikult selle kaasa, et ma saan aru, et riigieelarve kontekstis need numbrid tunduvad kohatult väikesed, aga meie jätsime eelmisest käibemaksu tõusust kahjuks enda kanda umbes 1,5 miljonit, et see, ja kui meie kasum on 2-30 vahel aastas, siis see on väga märkimisväärne osa, mis mõjutab siis nagu toimetulekut ja investeeringuid. Et sellist plaani seekord ei ole. Ehk ma usun, et suur osa kaupmehi kannab selle väga selgelt kohe tarbijale üle. Nii, aitäh, härra Allas. Et tõesti ja kokkuvõtteks on nagu tegelikult see suurem mõte, et tegelikult Eesti maksude struktuur, mis oli võib-olla 20 aastat tagasi, tundus väga hea ja õige ja oligi ja aitas meil kasvada, siis tänas enam nii ei ole. Aeg on Eesti maksude struktuuri muuta, ehk need, kes väga hästi saavad hakkama, saavad toidupoes hakkama, ka selle ülemise osa, mis nad valdavalt väga palju riigist välja viivad, et nägime ju koroona ajal väga hästi, kui siis kohe sisetarbimine kasvas, kui ei eksporditud nii ütelda, ei ostetud nii palju väljastpoolt teenuseid või osteta maju ja muid asju väljapooled. Ja kõige hullem, ma arvan, et täiesti aeg on küps selleks, et ikkagi maksude nii ütelda toiduainete käibemaksu vähendada ja kindlasti ei tohiks enam see tõusta 24% juulis, et see mõjutab otseselt ka meie tootjaid ja meie oma tooteid, nagu oli siin kuulda. Aitäh. Nii, ma tahan veel öelda, et Rahandusministeeriumi esindaja saatis ka meie küsimusele selle kohta, mis puudutas siis seda, et kuidas eelarve laekumisi teemaliga see mõjutavad siis need maksutõusud ja põhimõtteline järeldus, kui ma loen ette, et üldreeglina, tsiteerin, aitab siis Rahandusministeeriumi esindaja hinnangul inflatsioon lühiajaliselt vähendada eelarvedefitsiiti ning omab riigi võlakoormusele mõõdetuna riigivõla osakaalu SKP-st püsivalt vähendavat mõju. Eelarvedefitsiiti vähendav mõju jääb aga ajutiseks, sest riigi kulutused siiski tõusevad inflatsiooni tõttu, aga teevad seda viitajaga. Me kõneleme siin praegu kõikidest nendest palgalisest survest ja muudest, ka ülalpidamiskulude survest ja nendest küsimustest. Nii et siin on vägagi põhimõtteliselt loomulikult arusaadav, nagu näha ka avalikkusele, parteidel, erakondadel käsitlused erinevad ja tegelikult meie tõdemus siin on, igaüks siin teeb oma järeldused ka huvirühmadega nüüd meie arutelu järel, aga selge on, et meil ootavad ees väga keerukad ajad. Mulle tundub, et see valitseb siin konsensus laua taga ja küllap siis erakondadel lasub vastutus neid omapoolseid ettepanekuid välja pakkuda. Aitäh kõigile kutsututele, kui teil on ka komisjonile esitada kirjalikult veel täiendavaid materjale töö käigus, siis see oleks kindlasti meile asjakohane informatsioon. Suur tänu, sellega koosolek läbi. Täpsustus siiski, et tundub, et ajad lähevad ikkagi paremaks, majandus on hakanud kasvama ja inimestel jääb järgmisest rohkem raha kätte, ehk et oleme optimistid. No küsimus on selles, et kellelgi seda raha kätte jääb. Swedbanki hinnangu järgi ja ka Eesti Panga inflatsiooni hinnangu järgi paraku seda gruppi ei moodusta ei palgasaajad ega pensionärid, aga sellega on koosolek läbi.